Tere hommikust, kallid kaasteelised. Täna me räägime sellest, kuidas siis ugri rahvas on pidevalt oma talente maha müünud ja pidevalt ennaks orjaks teinud. Et see on ikkagi väga primitiivne ja labane. Ja aluseks tuleb meil Matteuse evangeeliumi 25. peatükk, salmidest 22 alates. Esile astus ka see, kes oli saanud 2 talenti ja ütles: Isand, sa usaldasid mu kätte 2 talenti, vaata, ma olen nendega saavutanud teist 2 talenti. Tema isand ütles talle: see on hea ja sa hea ja ustav sulane. Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle, mine oma issanda rõõmusse. Siis astus esile see, kes oli saanud 1 talendi ja ütles: Isand, ma teadsin, et sa oled kalk inimene, sa lõikad, kuhu sa ei ole külvanud ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin ning läksin ja matsin su talendi maha, vaata, siin on su oma. Aga tema isand kostis ning ütles temale: sa paha ja laisk sulane. Sa teadsid, et ma lõikan, kuhu ma ei ole külvanud ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud. Sa oleksid pidanud mu raha andma rahavahetajate kätte ja tulles ma oleksin saanud enese oma kasuga tagasi. Sellepärast võtke see talent ära tema käest ja andke see sellele, kellel on 10 talenti. Sest igal ühele, kellel on, antakse, temal peab olema küllata, kellel ei ole, kelle käest võetakse ära ka see, mis tal on. Ja kõlvata sulane heitke välja kõige äärmisemasse pimedusse, seal on ulumine ja hammaste kiristamine. Aamen. See lugu tegelikult räägib hoopiski sellest, kuidas see rahvas, kelle keskel ma siis praegu antud juhul elan, on kõik oma võimalused ja talendid võõramaalastele ära jaganud, ressursid maha müünud, talendid ma ei tea kellele ära andnud, oma parimad pojad ja tütred minna lasknud või need on ise põgenenud, loobunud oma eesõigustest kõigele sellele maale, mis Jumal talle kinkinud on, lasnud võimule need, kes tema lihtsalt paljaks varastavad ja tühjaks teevad. Ja sellega siia loonud tegelikult varjatud maapealse põrgu. Kui me võtame ära ühelt rahvalt tema väärtused, kui me hävitame perekonna, kui me keerame rollid pea peale, siis on see kiirtee välja suremisse. Kui me hakkame piinama nooremat põlvkonda sellega, et me lihtsalt tööorjadeks teeme, juba varakult alates lapsepõlvest või isegi kooliajast alates, siis sellel on tagajärg, millest me isegi ette kujutada ei oska. Aga üks on kindel, praeguse kursi jätkudes tulevikku lihtsalt ei ole. Ja me ei saa tegelikult rääkida riigis, sest tuletan teile meelde, et riigi tunnuseks on iseseisev välispoliitika, iseseisev sisepoliitika, mitte arutu ja mõistuse vastane lömitamine kõikide võõraste võimudes ja küsimuste mitte esitamine ja kõik võimalik idiootlike käskuge täitmine, isegi kui see kahjulik on. See haige ja patoloogiline orja mentaliteet ei taga ühelegi rahvale mitte mingisugust tulevikku. Siin näitab ainult totaalne ja võimas meeleparandus, aga ka selles osas on siiski kahjuks liiga vähe märke, sest inimesed sageli mõistavad, küsimuses on nende mõtlemine, nende suhtumine ja kõikide võõraste asjade küsimusteta vastuvõtmine. Keegi ei mõtle, keegi ei saa aru sellest, millega tegelikult tegemist on. Võõraste asjade vastuvõtmine. Üldse ei mõeldagi, kas meil on seda vaja või ei ole. Ei, me võtame vastu. Me teeme mingisugused ümberkorraldused ja alles siis, kui asi ise käes on, siis hakkame vaatama, mis tagajärjed sellel tegelikult on. Tegelikkuses, kui me vaatame praegust maksupoliitikat ja kui me vaatame inimeste sissetulekute suhet, siis on tegemist lihtsalt sellise varjatud koonduslaagriga. Selleks, et elada ja saada täisväärtuslikku toitu, peab inimene surnuks surgama. Ja suures hirmus on need inimesed, kes võiksid endale seda lubada, normaalset elu ja normaalseid asju, hakanud ostma säästu asju, mis mitte kuskil ei kõlba hirmust ja orjalikkusest. Selle asemel, et kohalikule klikile vastu hakata või meelt avaldada, ei, seda ei tehta. Seda ei tehta, vaid lihtsalt lastakse endast üle sõita või põgenetakse ära. Sellist riiki või sellist rahval ei ole tulevikku. Kui mentaliteeti ei muudeta, on kõik
kui ei tuua ohvriks oma mugavust ja ei riskita sellega, et keegi jääb oma sissetulekust ilma, siis ei muutu mitte midagi. Meil ei ole enam aega jäänud. Iga päev, millal on võimul see globalistidele kasulik idiootide grupp, on tegelikult päev meie rahvas surma suunas, väljasuremise suunas. Ma kutsun inimesi üles protestima ja vastu hakkama, sellepärast, et meil ei ole valikut enam. Kas lähevad nemad või läheb rahvas? Ja rõhutan veel kord, kui keegi arvab, et meil on riik, siis tuletage meelde, kas meil on iseseisev välispoliitika. Meil pole isegi iseseisvad majanduspoliitikad. Meil on totaalsete rohi-idiootide käskude pime täitmine ja ei mitte midagi muud. Meil ei ole majandust, meil ei ole enam ammu tööstust, mida võiks selleks nimetada. Kõik on minema tassitud ja ära hävitud lihtsalt orjaliku ja alandliku viha tõttu. Küsimus on selles mõtlemises ja mõtlemises on probleem. Me võime pumbata ükskõik palju raha, nõrka ja rolli nihkes populatsiooni. Enne kui selle populatsiooni mõtlemine ei muutu, ei juhtu mitte midagi. Ei juhtu mitte midagi ja ei toimu mitte midagi. Me võime arvata, et raha muudab. Ei, mõtlemist on vaja kaldid kaasteelised muuta. On vaja ükskord aru saada selleks, et niikuinii, kui niimoodi edasi läheb ja kui praegune peavool jätkub, siis seda rahvast ei ole. Kui me vaatame tänava pilti, siis tõde on selles, kui me unustame peavoolu valed ja pettuse ära, et me oleme juba praegu omal maal vähemus rahvus. Ja selles ei ole mingit kahtlust. Peavoolu valed, pettused ja globalistidele kasulike idiootide poolt sisse tassitud tüübid domineerivad igal pool, sest kohalik ugri rahvas istub urus ja hävitab ennast vaikselt töönarkomaania ja muude torredate asjadega. Küsimus on selles, et meil ei ole aega. Ma ütlen veel kord, iga päev, millal see klikk võimul on lähemal selle rahva välja suremisele. Seda tuleb tunnistama hakata ja sellest aru saama hakata. Ja kas juba selle pärast ei tasu mitte kellelgi, mitte ühtegi näidata välja, et teda kuidagi moodi selliseid patoloogilisi isendeid toetaks. Igasuguste probleemide tähelepanu juhtimises on nad väga osavad muidugi, et juhtivad tähelepanu kuskil võõral maal toimuvale sõjale. Kui endalgi pole rahval leiva rahagi ja kui nad surruks maksustatud ja kui nad siis ka veel sinna annavad. No andke andeks. Kui te toetate kellegi tapmist ja hävitamist, vahet ei ole, mis kõlavate loosungitega see põhjendatud on, siis see ei ole kindlasti jumalale meelepärane tegu. See on otse jumala vastane tegu, see on otsene satanism tegelikult, päris otse välja öelda. Pole oluline, millist rahvast toetatakse, tähtis on põhimõte. Te toetate mitte sõda, vaid genotsiidi läbiviimist. Sõda on see, kui sõdivad omavahel sõjalised üksused, mitte see, kui lihtsalt massiliselt ja julmalt tapetakse tsiviilelanikke. Varasemal ajal oleks tegelikult sellise tegevuse eest tüüpid lihtsalt kuskile kohtu alla läinud ja lihtsalt pead maha võetud. Praegu on see kuulutatud normaalsuseks ja ta nimetatakse põletatud maa taktikaks, mis on tegelikult sisuline kuritegevus, mitte isegi enam mitte normaalne sõjapidamine. Kui te seda toetate, siis te olete päris kindlasti otse põrgusse. Ja see rahvas ei saa sellest aru, sest mingi klub globalistidele kasulik idioote on selle programmi välja mõelnud. Ei ole midagi öelda. Me teeme lapsed ka lõpuks orjadeks. Me teeme kõik orjadeks. Algusest peale, et oleks selge, et kulbilöömine ja töönarkomaania ongi normaalsus. Kas me seda tahame või? Me ei saa võtta tõsiselt inimeste arvamust, kes on ise haiged või koormatud ja vaevatud. Me saame tõsiselt võtta ainult nende inimeste arvamust, kes on need asjad ise läbi mänginud ja läbi tunnetanud. Kas me siis olemegi jõudnud sinnamaani, et nüüd ongi kõik? Ei suutnud seda rahvast hävitada, ei mingid rängad sõjad või jumal teab missugused protsessid ja hävitamised. Aga nüüd labase manipulatsiooniga lihtsalt tassivad orjad oma varanduse sisuliselt genotsiidi läbiviimiseks. Kas me seda tahame? Pidage meeles igasuguse genotsiidi toetamine. Ütlen veel kord, ei ole oluline, mis on rahvas, vaid oluline on selle protsessi põhimõte ja printsiip on teekond põrgusse, hukatusse ja väljasuremisse.
Sest Jumal ei anna mitte kuidagi pilgata. Kui arvatakse, et Jumalaga saab teha kõike, mida tahab, ei saa. Igal asjal on oma mõõt ja määr. Ja kui te olete ikkagi nuubaga tiundi tasemel, midagi kukub pähe, ja ikkagi jänes on süüdi kogu aeg, ehk EKRE on süüdi või mingi konservatiiv on süüdi, siis on tegemist lihtsalt, andke andeks, lihtsalt lolli inimesega. Seal ei ole mitte midagi teha. Lolli inimesega, kes usub seda pimesi, mida seal siis räägitakse ja mida tegelikult Jumala eest ei tohiks mitte mingil juhul uskuda. Kui me oleme sinnani kukkunud, siis nõrgem ja rumalam populatsioon lihtsalt sureb välja. Mitte midagi teha ei ole. Nii et pidage meeles, kui te annate kasvõi 1 euro genotsiidi toetuseks, siis te saadate oma hinge hukatusse. Kindlasse hukatusse ja sulgete tee tegelikult Jumala riiki. Jeesus ütleb ju väga hästi, et mina ei ole maailmast. Järelikult kõik, mis tuleb maailmast, järelikult kõik, mis tuleb peavoolust või ükskõik milliselt poliitilised võimult, ei saa kuidagi tõepärane olla. Sest poliitilisel võimul on omane valetamine ja ka ajaloo ja kõige muu võltsimine, petmine ja ka varastamine. Ja oma tahte läbisurumisel kasutatakse sisuliselt kuritegelikke vahendid, mida siis osava ideoloogilise manipulatsiooniga õigustatakse. See on täpselt niimoodi. See on ka praegu niimoodi ja see on iga võimuga niimoodi. Ainult asi on selles, et globalistid teevad seda kõikide asjadega. Genotsiidi toetamine. See on praegu see, mida toetada ükskõik millist sõda. Polegi tähtis, milline see on. Ja see ei ole absoluutselt jumalane meelepärane tegevus. See on otseselt satanism. Sest asi on selles, et teie ajud on lihtsalt ära loputatud osava manipulatsiooniga valega. Ajast aega on külvatud rahvaste vahele sellepärast viha, et saaks esiteks relvi toota, saaks inimesi vähendada ja saaks oma absurdset ja ajuvaba ideoloogiat igal pool levitada. Selles on vahe. Ja seda tehakse kogu aeg ja sellest tuleks ükskord ometi hakata aru saama. Soovitan ja kutsun üles mitte vaatama peavoolu uudiseid, kus on niikuinii üks valepettus ja alatu ja labane manipulatsioon, vaid vaatama seda, kuidas inimesed reaalselt elavad ja nägema seda nii, nagu asjad on. Ideoloogilised prillid eest ära viskama ja vaatama seda, mismoodi elu päriselt välja näeb, mismoodi inimesed, paljud päriselt kannatavad, ületöötanud ja väsinud inimesed. Ja kui te tahate nüüd lastest ka veel orjad teha, siis te teete Jumala silmis korralikku pattu. Pidage seda meeles. Meil peab olema ainult üks ülem, see on Issand Kristus ise. Mitte ükski poliitiline võim ega mitte ükski juht ei saa tema vastu. See ei ole võimalik, sest ta on kõik ära võitnud. Aga ta on ka öelnud, et mina olen tee, tõde ja elu, Johannese evangeeliumi 14. peatükis 6. salmis. Ja siit tuleb välja tõde, et tema juurde ei saa muidu. Kui me ei nimeta asju õigete nimedega ja kui me seda ei tee, siis me automaatselt ei ole enam kristlased. Ja ka sõnade järjestusel on ju põhjus, mina olen tee. Kui ma hakkan temaga käima, siis ma näen tõde, siis ta annab mulle reaalse elu ja avab minu reaalse potentsiaali, siis ta annab selle, et ma oma talente maasse ei kaeva ja muu jamaga tegelema ei hakka. Aga seda ma selle rahva hulgas ei näe. Ma kutsun üles inimesi lõpetama selle globalistiga genotsiidiga kaasaminekust. Ja lõpetame ära oma rahva piinamise, surnuks maksustamise, surnuks orjastamise ja ka lastega sama tegemise. Sest Jumal ei anna ennast pilgata. Ja ükskord saab ka temal mõõt täis. Ja me ei tea, mis tagajärjed sellel on. Me ei tea seda. See võib olla sõda, see võib olla seda ka mitte. Sellepärast, et elujõuvatut ja surnud rahvast ei hakka Jumal. Jumal ei tegele laiva mõnitamisega, vaid ta tahab, et inimesed meelt parandaksid, kui see vähegi veel võimalik on. Aamen. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiega andeks anname oma võlglastele ja palun ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen. Kaitsku, hoidku meie püha kolmelisus Jumal. Aamen.